Suurõppus Siil oli Eesti Kaitseväe ajaloo suurim õppus, millel osales üle 13 000 ajateenija, reservväelase, kaitseliitlase, vabatahtliku ja kaitseväelase. Samuti liitlasriikide sõdurid. Arvestades Eesti rahvaarvu osales Siilil iga 100 eestimaalane. Ettevalmistustega alustati juba aastaid tagasi. 4. mail kogunesid tuhanded reservväelased formeerimisele. Tulin lihtsalt kohale suures kohusetundest. Tegelikult on ju tore oma riiki kaitsta. No üldse see on kogemus kõigide meie jaoks. Ja algas lahingtegevus. Kiviõli lähedal öö läbi oma positsioone valvanud Kalevi pataljoni ründas USA jalavägi. Ühendriikide üksust toetasid britid. Üks viis mul tekkis üks haavatu ja üks surnud. Üks punane ja üks roheline haavatu. 1-1-1-3, tule lõpp. Viivituslahing. Reserv. Tuleb ikka võit ära, jah? Palju meid järgi on? Tulemus oli meie jaoks edukas ning suutsime võtta vastase positsioonid üle. Tagala motivatsioon on ikka kõrge, et Tagala on ikka meepotile natukene lähem mõnes mõttes, aga samas kui ikka probleemid on, siis Tagala peab kohe reageerima. Duši alla tahaks. Õhutõrjepataljon lasi sihtmärke Rutjal. Meil laseb kahuripatarei, ajateenitust koosnev kahuripatarei ja eesmärk on testida nende viimaste laskmistega, kui hästi on ajateenid välja õpetatud ja kuidas nad suudavad õhusihtmärke hävitada. Sain. Tegelikult mis on targem, et autonoomne.
Meil täitus õhutõrje raketipatarei üle 100%, meestele motivatsioon väga kõrge. Siiamaani on väga hästi läinud. Kõik meeskonnad on näidanud väga eeskujulikke tulemusi. Meil on 2 sihtmärki hävitatud. Laskmised on igati korda läinud. Suurtükiväe pataljon tegi ajalugu. Tuld andsid korraga 24 haubitsat. Tänase õppuse sisu eesmärk on viia läbi üks korralik lahinglaskmine. Ja see on üks osa meie reservõppe kogunemisest, kus me esmakordselt oleme kokku saanud terve pataljoni jagu mehi ja proovime siis kõigist relvadest korraga lasta. Tähelepanu, lukku! No see on ikka väga uhke tunne olla osa milleski, mis on ajaloos esimene. Kõikidel reservväelastel on üllatavalt hästi kõik teadmised ja oskused meeles, nii et suurepärane. Siilil osales 2500 kaitseliitlast. Kaitseliit tegelikult on natukene õppussiili laiendanud, sest õppussiil oli põhimõtteliselt mobilisatsiooni harjutamine. Aga meie viisime asja uuele tasemele ja tahame ka koostegevust harjutada. Siili raames on meie jaol varitsus, ootame lõuna poolt lähenemas kompanii suurust soomusvõimekusega üksust ja praegu oleme siin oma varitsuspositsioonil olnud juba 20 tundi ja ausalt öeldes näpud sügelevad. Kogu Eesti rahval on põnev suur õppusel Siil. Esiteks me näitame oma tahet, teiseks me näitame oma võimeid ja võimalusi ja kolmandaks elu metsas on ju väga mõnus. Vaadake, kui kena ilm praegu on, et kõigile meeldib. Näha on, et Kaitseliidu ja Kaitseväe reservistide vahel pole suurt vahet. Eesti ees surmane. Lahingu võitja otsustavad vahekohtunikud. Vahekohtu töö on selline ühest küljest keeruline, aga teisest küljest ka huvitav. Ehk siis on võimalik lahingute käiku kõrvalt jälgida. Toon väga lihtsa näite, et näiteks jalaväejagu 10 meest on maastikul kindlustatud positsioonil, siis kui tema vastas on jalaväejagu, kes soovib siis neid positsioone rünnata, siis sellel jalaväejaol see ei õnnestu, sest suhe on 1-1. Kui tegemist on näiteks jalaväerühmaga, kes neid positsioone ründab, või veel suurema üksusega, siis see õnnestub. Kui tekib taktikaline situatsioon, mille käigus siis toimub lahing, siis vahekohtunikud vastavalt situatsioonile siis määravad siis kannatanuid, langenuid ja nii edasi. Kui tuhanded mehed ja naised Siilil lahinguid pidasid, ootasid neid kodus emad. Otse lahinguväljalt kaevikutest, soomukitest saadeti teele emadepäeva tervitus. Kõigile emadele, kõige paremat emadepäeva. Kõikidele emadele head emadepäeva. Head emadepäeva, ema! Me tuleme koju! Tere ema! Head emadepäeva sulle! Otse Siililt! To my mom, Kathy, to the mothers of Estonia and the mothers around the world, Happy Mother's Day! Priecīgu mātes dienu! Head emadepäeva! Eesti emadele tahan öelda suur tänu selle eest, et selline vägev reservvägi on sünnitatud ja üles kasvatatud. Loodan mõistmist, et pojad-tütred Siili juurest emadepäevaks koju ei saa, aga usun, et järgmistel aastatel emadepäeval on nad seda tublimini kodus ja veel kord suur tänu teile. Et võitlusvaim säiliks ja meel püsiks ergas, tuleb süüa.
Siilil söödi ära 5400 kilogrammi šokolaadi ja 300 kilo värsket küüslauku. Siilil oleva sõduri jaoks on kõige olulisem kuiv küljealuline ja täiskõht. 24 tunni pakk. Kuiva küljealust küll ei paku, aga kõhu saab täis sellest kindlasti. Mida see pakk endast sisaldab? Vaatame kohe järgi. Siin on meil siis 24 tunni pakis igasugust erinevat kraami. Meil on rannarootsi kuljass kartulitega, meil on šokolaadi, meil on küpsiseid. No üks võimalus on istuda ja süüa neid magusaid kreekereid, süüa šokolaadi, süüa soolaseid kreekereid, kommid olid kusjuures ühes pakis veel, neid pakke on omajagu vist 5-6 tükki lausa erinevaid. Krõbe müsli, mis sobib väga hästi hommikusöögiks, supp ja korralik kuljass kartulitega ja seda kuljassi kartulitega me tegema hakkamegi. Selleks tuleb meil appi piiritus, katelokk ja tuli. Paneme siis paja tulele. Kuljassi kartulitega võib siia sisse visata niimoodi, et seda ei pea veega segama hakkama. Ütleme nii, et päris Gordon Ramsay söök ei ole meisterkoka saatesse, sellega poleks vist mõtet minna, aga asja ajab ta ära kindlasti. Ma maitset veel ausalt öeldes ei tea, nii et ma loodan, et ma oma sõnu sööma ei pea, vaid saan süüa seda mudru, mis siin sees on. Aga iseenesest 24 tunni pakk sobib ideaalselt metsas olekuks. Sõduril kõht täis saab, siis on ka moraal kõrge. Et sellised õppused üldse toimuda saaks, on oluline osa tsiviil-militaar koostööl. Me oleme Ida-Virumaal Sirtsi külas. Ma arvan, et sellised sõjalised õppused on kõik väga vajalikud, sellepärast, et ma pean ikkagi veel õigeks seda vanade roomlaste ütlust, et kui tahad rahu, valmistu sõjaks. Sõjavägi või kaitsevägi on väga oluline, see tagab meile tegelikult rahu. Nii palju kui mina tean, on inimesed ikkagi sama meelt, et sõjavägi peab saama harjutada, ja kus mujal siis veel, kui mitte maapiirkonnas. Well, yesterday I saw a man at his house. On the cross of the road we take a position. After a few hours the person came to us. He took his cats. He was very friendly. He offered us tea and after that he went home. Lääne-Virumaa Hiiemäe. Mind ei sega küll, absoluutselt. Jah, õppusid on vaja korraldada. Kuusalus kohtusid lapsed teiste seast brigaadikindral Artur Tiganikuga ja tutvuda sai kaitseväe varustusega. Seda sõjatehnikat. Kui minu isa tankiga sealt Soomest koju tuli, siis ma nägin seda ja siis ma sain seal peal olla, aga issi kukamata tulistas ühe oksa maha. Päris palju nuppe. Tundub nii põnev. Aitäh, et te lubasite meid oma maa-ala peale, sellepärast et ilma teieta oleks see õppus üsna vaeses seisus. Kuperjanovi pataljoni ajateenijad viisid keskpolügoonil läbi võimsa lahinglaskmise. Õppuse legendi järgi oli vaenlane tunginud Eestisse ning esimese jalaväebrigaadi üksused peatasid vastase Aseri sonda tudujoonel. Samal ajal maabus Loksal vaenlase brigaadi suurune meredessant, mille eesmärk oli saada kontrolli alla Tapa sõjaväelinnak. Kuperjanovlased tõrjusid vaenlase rünnaku ning vastane sunniti taganema.
Sellega näidati, milleks Eesti Kaitseväe ajateenijatest ja reservväelastest moodustatud üksused reaalse sõja korral võimelised on. Soovime vastase maha surumiseks kaugtuld kuuldel. Vastase kaugtuli 2 tundi põhipositsioonidel kuuldel. Tähelepanu, tuld. Kaks sõmmukit hävitatud, hea töö kuuldel. Vastase jalavägi jätkuvalt ründab meie positsioone. 1-0, tango 3, 1 haavatu, paus. Haavatud, välja vahetatud ja evakueeritud kuuldel. Bravo, siin Bravo 9. Vastane on tagasi löödud. Suurõppuse käiguga hoidsid end kursis nii riigijuhid kui Kaitseväe juhataja. Well, my son was the unit commander. Intercept all low-level air assets that are coming from the north. Like Ernst Rommel. You see right here? There you go. Then you slide down. Okay. All right. Well done, Mr. President. All right. I don't mean 1, 2, 3. Aga mida te ülikoos õpite? Mehaanikud, no siis on väga vaja. Eile käisin vahipataljoni sõjaväepolitseinike vaatamas, olin kindel, et tegemist on tegevteenistuses olevate kaitseväelastega, selgus, et nad olid reservistid, isegi mitte ajateenijad. Tervist. Nii seisma, ega te kodu ei lähe ka naise juurde niimoodi seisma, ma saan. Siili inspekteerisid 27 Euroopa julgeoleku- ja koostööorganisatsiooni vaatlejat 17 riigist. OSCE peab Eesti seni suurima õppuse korraldust läbipaistvaks ja selliseks, mis võiks olla eeskujuks teistelegi Euroopa riikidele. So far it's excellent.
I think it's the first time in world history I didn't have any questions after the briefings. Командование Вооруженных сил Эстонской Республики подошло с большой ответственностью и предоставило наблюдателям, международным наблюдателям возможность полностью увидеть учения, полностью узнать замысел, планы, цели учений. И, собственно говоря, считаю, что эти учения прозрачны и соответствуют Венскому договору. Lahkformeerimine, relvad puhastatakse ja kuued riputatakse varna. Suurõppuse Siil lõpurivistus toimus Tapa lennuväljal. Ja kui me hakkasime suurõppust Siil 3 aastat tagasi planeerima, teadsime juba siis, et võtmetähtsus õppuse õnnestumisel on just nimelt reservväelased. Reservväelased moodustavad meie riigi selgroo ja see õppus on näidanud, et seda selgroogu on raske murda. Ma olen väga rahul. Rahul on tagasihoidlik, väga rahul olen, et panna ajateenijad, elukutselised ja reservväelased käima ühte jalga. Ma arvasin, et see on suurem väljakutse. Hästi läks, surma ei saanud, rühm jäi ellu. Muljetel pole väga häda midagi, üsna kõik oli okei. Tunne on hea, et see on lõpetatud juba ja saame koju. Mul on hea meel, et oli selline suur õppus nii liitlastega kui oma üksustega koos ja suurepärane õppus oli. Pessu läheks. Õppus näitas, et Kaitseväel ja Kaitseliidul on meie inimeste usaldus ja meie oleme valmis seda usaldust tagama. Suur tänu teile! Iga okas loeb!